veel ei ole ära jaganud, tead, üks ole. Ei ole ära jaganud. Sa taevakene. Palju kui kaua sa tegid siin kannas? Nii, mis ma ütlen? No, eks ma ikka tegin. Ühe motiivi tegemiseks läks mul algul 2,5 tundi. Näed, no jah, aga need motiive on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ühes rivis. Ja 16 korda 1, 2, 3, 4, 5. Ja mul ei ole ette valmistatud see kõne, räägin nii, kuidas räägin. Just ei ole rohkem. Nii. Minu vanemad abiellusid 1935. aastal. 40. aastal sündis vanem õde Hilja, september 40. Seejärel sündisin mina. Aasta oli 1941 detsember ja olen kaksik. Noorem õde sündis 43. aastal, aprillis. Nii et kokku said meid 4 last. 45. aastal minu isa arreteeriti. Dokumentide järgi on ühesõnaga see kuupäev 25. mai 1945, see on peale sõja lõppu. Ta oli olnud kaitseliitlane ja talul oli ka paras suurus. Kas oli teda 91 või 92 hektarit, nii et erinevaid maid, igasugust põlistalu. Ja 40, nii et ema pidas siis talu veel 4 aastat ja meid siis, kui arreteeritud perekonnapea liikmed, ühesõnaga viidi meid Siberisse. Ja see oli aasta 1949 märts. Ema... Kust raudteejaamast siit viidi? Ema oli nagu teadlik kuigi palju sellest ja tema läks eest. Aga sidet ta pidas oma lähedastega. Ja vaatamata sellele, et emad ei olnud, meid ühesõnaga rakendati taluobune ette, meid rekke ja kaasa võeti meie karjane. Karjas oli üks vanem inimene, minu arust oli üks Alma. Nii, aga see Alma oli nii tore inimene, et toppis siis minu vennale ja meile siis suuremaid riideid selga, isa vildid jalga, kasukas veel ja viidi meid üle järve, see oli järve ääres, Kuuni talu, viidi meid vallamajja. Noh, ema sai teada ühesõnaga, et meie oleme kodust ära viidud ja tuli välja, sest vastasel juhul oleks ära puistatud esivanemad, vanaema ja vanaisa. Sealt siis emad oli meie juurde siis tulnud ja temal anti 2 tundi aega, nii et läks talust läbi ja võttis veel midagi seal, mis seal võtta oli. See polnudki enam midagi võtta, sest mitmed korrad rööviti ära, alates leivapätsist ja lõpetades nende puukingadega, mis seal üleval korrusel veel olid. Siis sealt vallamaja juurest pandi meid auto peale, noh, ega mina ei mäleta, ema ju rääkis, eks ole, sest 7-aastane laps ei tea mitte midagi. Ja viidi meid ühesõnaga Viiratsisse, see on Viljandist läbi. Aga seda mina mäletan, et Munakivi, see tee oli, Tallinn-Viljandi maantee oli Munakivi. Vaat seda robelist teed ma mäletan ja inimtühja seda Viljandi tänavaid. Nii, aga need venelased, kes olid siis auto peal, need olid nii siis inimlikud, et nad olid siis enda seljast ära võtnud kasukad, nagu nendel olid ju need suured kasukad. Ja nad viskasid meile üle lastele, nii et noh, oli ka inimlik inimesi. No ja siis me sattusime sinna Viiratsisse. Ja Viiratsist ma mäletan ka. Kompsud, inimesed, sisse-välja käimine, püssid seljas, noh niimoodi uksest sisse, uksest välja, nagu seal. Ja noh,
no seal nad siis olid. Ja sealt siis meid ühe sõnaga, kas mina ei tea, kaua me seal siis olime, kas järgmisel päeval või ma ei tea seda, viidi meid Puka jaama. Seal oli juba olnud laiarööpaline tee või see raudtee ja viidi meid sinna. No ja sealt siis vagunisse ja läkski sõit lahti. Nii, ja jõudsime ema jutu järgi, kas oli ta siis 16 või 17 aprill. Zalari jaama ja sealt autoga, grusavik või mis ta oli selline, vaat sellega viidi meid ühte koloosi. See oli 30 kilomeetrit selles Zalari jaamast, kus ma nüüd ka käisin, kui ma Siberis käisin, selles jaamas käisin. Ja siis, ja mäletan ka sinna külla sisse sõitu, tee tolmas. Mäletan täitsa auto järel nagu tolm oli. Aga siis oli meid maha pantud sinna klubisse. Ja seal oli siis leedukaid ja eestlasi ja kõik ja seal oli meil lühikest aega selles kultuurimajas. Ja siis anti meile siis ühesõnaga näidati tükikene maad kätte, siis lavidad ka olid meil kaasas ja siis, et pidime endale muldonni tegema. Eestlased tegema ei hakanud teda ja kaevasid selle söödi ülesse, nii et nad isegi neid peenraid tegid sinna ja siis käidi vaatamas, ema tegi neid nööri tõmbas ette ja siis, et ikka sirged tulevad need peenrad ja asjad tead, et käidi imetlemas neid, eks ole. Aga muldon jäi tegemata. Aga siis elamiseks anti eestlastele üks majakene. Tema mõõtmed olid, tuba oli võib-olla 5x5, võib-olla 4x5 või midagi taolist, eks ole. Ja sinna siis paigutati 5 perekonda meid. Igal ühel oli oma nurk. Sinu, minu, 3., 4. ja vahepeal veel siin ka oli 2 akna vahel, oli üks abielupaar. Nemad magasid mingisuguse villakoti peal seal, eks ole, mäletan täitsa. Ja seal me siis elasime. Meil oli ainult koiku ja ema tõi seljas need suured sellised kirvega tahutud sellised plangud, eks ole, või paksud lauad. Tegi siis need alla sedasi need lauad peale ja meie nurk oli siis selline ja siis magasime seal peal. Ühel pool oli 3 inimest, teisel olid 2 edasi ja jalad olid vahepeal koos siin, väiksed me ju olime ja seal oli siin meie asetead. Ema läks siis tööle aiandisse ja õige pea ta läks siis lambakarja ja kitsekarja ja lõpuks oli tal siis noorkarja talitamine. Noorkari oli sellised Siberi tõugu väiksed puntrad, eks ole, need noorloomad. Kevadeks olid nad niivõrd sellised, nagu nad olid, et aita üles, tead, neid tõusta. No aga eakene küll, aega siis läks ja ükskord need noorloomakesed hakkasid ka poegima ja ilmusid need vasikad väikesed. Ema ütles, et nii suured sellised koerad olid need vasikad, eks ole, mõõtmetelt. Aga kuhugi neid panna ei olnud ja ema tõi muudkui aga neid koju, tead, eks ole, sinna meie tuppa. Siis olid osa eestlasi juba ära läinud nagu sealt meie juurest. Ja kõige rohkem oli neid seina küljes reas 11 tükki. Ja elasime meie seal, eks ole, elasid need vasikad seal ja sellist elu olen mina elanud, eks ole. Venelastel olid ka põrsakene, oli toas talvel, eks ole, vasikas oli toas, eks ole. Venelaste põrand oli nii puhas, tead, et teisel ei oli nii puhas ka söögilaud, tead. Ja nii me elasime, ema oli suur eesringlik lüps ja karjatallitaja lõpuks, eks ole. Ja sai sinna Moskva, mis ta oli see selska hõsaistvene võstata. Sinna. Aga ema ei läinud. Selle asemel siis tema tuli hoopis Eestisse, see oli aasta 59. Kas siis sai alles selle loa kätte või oli luba enne? Luba oli see ja siis ma räägingi selle. Nii et 58. aastal üldise sellega vabastati. Nii. Aga meil ei olnud ju kuhugi tulla. Kellel sind vaja on ja ei olegi kohta, eks ole. Ja olimegi seal. Nii. Aga selle vahe sisse mahub veel see,
aasta oli siis 55, kui hakkasid need arreteerituid poliitvange vabastama, eks ole. Aasta oli 55. Ja siis oli selline asi, et meie isa taotles ka meie juurde tulekut. Ja kuna temal oli juba see 7 aastat pluss 7 aastat vangilaagris ära oldud, mis tal määrati ja eluaegne asumine, siis tema saadeti ära Krasnojarski kraisse. Vaikitski rajon, Passiolok Tajožnõi oli tema aadress. Aga kus sa esimese korraga läksid siis, kui teid viidi? See ei olnud Krasnojarski? Ei olnud. Minu isa oli. Minu isa. Aga kui teid viidi, et kus? Aha. See oli ühesõnaga Irkutskaja oblast. Nukutski rajon. Passiolok Varot-Angoi või Ulus Varot-Angoi burjadi keeles. Vaat see oligi. Varot on värav, on goi, on varot on goi, eks ole, ma ei tea. Burjadi keelest on midagi on. See võib ka koha nimi olla või midagi niukest. Just nende keelne koha nimi. Nii, aga selle jätsingi nüüd vahele tead, eks ole. Ja lugu oli siis niimoodi, et meie seal siis elasime ja isaga oli meil kirjavahetus ja üks vahet oli võrdlemisi ligidal meile igatahes Irkutski oblastis Taishretis. Taishret oli, ja vaat seal oli. Aga sealt ühesõnaga see vangilaagri aeg ta lõppes ära ja siis ta saadeti eluaeg sellele asumisele Krasnojarski kraisse ja viidi ta sinna. Mul on kirjad, tema kirjad on minul olemas ja ma näitan neid kirju. Need on need koopiad. Originaal on minu venna käes. No ja siis ja lõppude lõpuks siis oli temal niimoodi, et see luba meie juurde tulekuks oli temal olemas ja aasta oli 55. Kuna tema oli juba invaliid, eks ole, siis Eestisse teda ei saadetud ja perekond oli välja saadetud, saadeti meie perekonna juurde, kui ema oli sellega nõus. Aga ema muidugi nõus oli, eks ole ju. Nii. Ja ma räägin nüüd, kuidas minul see kohtumine siis käis selle isaga. Nii. Tema siis ühe sõnaga Krasnojarski kraist hakkas tulema sel ajal, kui juba Jenissei suur jõgi oli jääst vaba, sest muidu liiklust ei toimunud. Krasnojarskisse sai tema nii. Krasnojarskilt ilmselt tema tuli rongiga. Siin Vladivostoki rongiga nagu Zalari jaama. Kuna see oli siis kõige lähim jaam Nukutski rajonile, eks ole ju. Nii. Ja siis Zalari jaamast, mina seda ei tea, millega ta sealt tuli, kas juhusliku mingisuguse autoga, aga tema siis sattus sinna Alevisse Nukutski. See oli Nukute, see oli rajooni keskus, eks ole. Rajooni keskus oli see, eks ole. Ja rajooni keskus ja nagu tema maha sealt auto pealt tuli, astus tema sisse ühte kauplusesse. See kauplus oli tol ajal ehitatud, kui mina koolis käisin, sõbrannadega käisime seal veel seal kaupluses, kuna seal töötas meie küla üks inimene tead. No, eks minu isa siis ronis selle auto pealt maha ja läks sinna kauplusesse sisse teed küsida, eks ole, et kus poole ma nüüd pean minema, et rajooni keskus on siin, aga kus kohal see koloos on, eks ole ju. No, ja siis oligi niimoodi, nii kui tema sisse siis astus sinna, oma mure siis ära rääkis ja see kaupluse provakene seal, eks ole, et miks ma tunnen neid inimesi täitsa, eks ole. Ja oligi niimoodi. Ja siis ta sai suuna kätte sealt tänavast ja hakkas siis selle meie koloosi poole tulema. Sealt tuli 7 kilomeetrit tulla. Ja meie koolitee oli 7 kilomeetrit, kui keskkoolis mina käisin. Nii. Aga pärast oli sisse läinud sinna, kui oli üks postiljon, eks ole, meie külast ja see sai teada, et isa tuleb meie juurde siis ja kui ta enda postiauto või selle hobusega koju jõudis sinna küla vahele, siis teatas, et et isa on teel kuskil, tead, eks ole. Ja mina olin see, kes läksin temale vastu, selle isale siis. Ega mina ei tundnud, ei mina teda ega tema mind, eks ole. Ja läksin.
läksin ja ma mäletan seda kohta, kus me kohtusime ja mul on nii tuline kahju, et nüüd, kui ma seal käisin, et ma seda kohakest ei näitanud ära tee peal, eks ole, kus ma isaga kohtusin. Algul, ega mul prille siis polnud, ma olin ju lühinägelik nagu ja prille mul polnud ja vaatan, et üks mees seal tuleb ja tuleb, aga see püüdis suslikuid, eks ole, valas välja nendest nurkadest, mis on need urud. Ja see ei olnud minu isa siis eesõnaga. Lähen edasi ja tuleb vastu minule üks pikemat kasvu mees, käes on temal kohver, puukohver, selline, mis ta ise tegi neid kohvreid. Ja siis me kohtusime. Mina olin siis 55, ma olin 13-aastane siis. Ja siis ta ütleb mulle, see on isa sõna, on surmatunnine meeles. Ma tean, et sa oled minu tütar, aga mis su nimi on, seda ma küll ei tea. Vaat see on minu isa ütelus. Ja astusime meiegi siis kodu poole. Kas ta oskas siis aimata, et sa tuled? Ei, ta ei teadnud seda. Ta ei teadnud. Nii et tema astus aga muudku 7 kilomeetrit sealt rajooni keskuses Koloosi poole, aga seda, et mina sealt vastu tulen, seda tema ei teadnud. Ja tulimegi meie siis selle Ursiku juurde seal, kus me siis elasime aga ma mäletan seda, et see oli selline aeg, noorema õega meie tihti peale räägime, temal on üks seisukoht, minul natukene teise seisukohta, mina mäletan täpselt, et see oli see aeg, kui võtsime värsket kartulit. Augustikuuses ikka see värske kartul vanasti ikka Siberimaal vist ei olnud, ju ta ikka september oli tead, eks ole. Nii. Ja siis oligi, ja siis me siis olimegi seal, tema saabus meie juurde, aga mis ma ütlen, nüüd vana inimesena, võib-olla kui noor oled, siis sa ei tea neid asju ja sa ei oska neid asju lahti mõtestada või midagi. Sest meie olime temale võõrad ja tema oli ka meile võõras, sest aeg oli oma töö ju teinud, sest me olime ju 3-aastased, eks ole, mis tead 3-aastane oma isast tead, me ei mäletagi teda üldse tead, jah. Ja siis seal siis tasapisi me siis elasime, nii et mäletan veel, et sealt kartulimaa tagalt nad tõid ühe selle, mis ta on, ahakka, ühe puntra heinu tead, eks ole, põrandale maha tegid endal nii imekauni pehme voodi selleks ööks, eks ole, ja vaat selline oli elu. See oli ära muserdatud inimeste elu tead, eks ole, see oli nii ära muserdatud, eks ole. Meie isa oli, ta oli nii ära muserdatud ja haige tead, eks ole, et ega pikka jutt, ega ta endast ei rääkinud. See elu on nii raske olnud, et ei tahagi enam rääkida ju. Ja siis niimoodi. Ja siis ta põdes ja aasta 10 kuud siis oli ja kui ta suri. Ja oligi kõik. Ja matsime meie siis ühesõnaga tema sinna Siberi mulda. Külarahvas aitas, eks ole, aitas, nii et seal on selline ütelus, et ega surnu enam ei maksa, nii et see niimoodi. Ja sinna ta siis mäe otsa maeti ja matsime ta ja siis aud kaevati ja puussärk tehti ka selles töökojas. Mul on silmade ees ema, kui ta pühkis taskurätik, oli tal ikka oma silmi nuttis, eks ole. Jumal hoidku surnu majas, eks ole. Õudukas, jah. Sellist elu, aga hea on seal, kus on ema. See on kõige peamine. Ja me siis kasvasime seal, meil olid sõbrannad, eks ole, ja maja oli majas kinni, tead. Ja igapäevast elu, aga muidugi oli töö. Ainult töö, oli laste töö, eks ole, ema ikka ütles, et mul on nii kahju teid üles hommiku ajada, kui me läksime temaga ikka karjalauta. Karjalaut, koolis käimine ja ega ma rohkem mitte midagi näinud ei ole. Vaša mama takая masterica была, на все работы, eks ole, et lähen sinna, et primeerid, atmeerid ja потихоньку platili, ütles nüüd, niimoodi, et tasapisi maksin talle piimaga. Mina käisin ikka piima järel, sai 5 liitrit piima 1 kleidi õmblemise eest.
ja siis 5 liitrit. 5 liitrit piima, jah. Või siis olid geoloogid seal, maapõuevarasid nad otsisid seal, oli õmblemist palju. Nii et mina ei ole läinud, ma ühes kohas küll ütlesin, et ma nälga ei ole näinud, eks ole. Aga ma ütlen seda, et tühja kõhuga ei ole meie pere lapsed ükski magama läinud. Nii. Ema keetis soolikatest suppi, tead, eks ole, oli karjalaudast tööl, tead, eks ole, mõni lehm, juhtus see, mis mõnikord juhtub, eks ole. Aga et tühja kõhuga magama lähed, seda ei ole olnud. Aga muidugi tänu sellele, et ema oli karjalaudast tööl, mulle abiks käisime ikka, jõime üle ämbri veere. No selge. Jah. Ja. Aga lehmakesed olid sellised, et mõni ei söötnud vasikatki ära, aga pärast ema oli üle rajooni suur lüps ja karjatalita. Mul on pilte väga palju selliseid nüüdsest käimisest. Selle ema kuskilt, et me võtame ülesse. Ema pilt on ka mul Siberis. Vaata, emal oli üks pilt Siberis, aga see jäi praegu Siberisse ja kui Siberis võib-olla sel suvel see proua tuleb siia külla, siis ta toob selle pildi tagasi, sest ta ei hakanud posti teel saatma. Ei, selge. Jah. Minu ema pilt, mis oli karjalaudas võetud. Suur. Aga muidu... Muidu sul ühegi pildi peal ema ei ole. Nii palju Siberi... ainult see, kus see noorena... Ei, näe, siin. See on minu ema. Pere. Jah. See on niimoodi, siin ei ole, siin on puudu ühesõnaga vend oli ühe sõbra pool. Siis noorem õde oli juba Eestis. Ja siis pildi peale üks aprillikuu oli, puskvad see pildistaja tuli ühesõnaga, aga lasime selle pildi teha, majast majja vist käis ja mäletan, tol ajal oli veel Eesti perel siit üks lastest külas, tead, üks Ranne oli seal ja Ranne poeg käis külas sel päeval, kui see pilt tehtud on. Aga see on siis see 57. aastal tehtud, mõni kuu enne minu isa surma. Aha, ja siis ma räägin veel. Siis oli niimoodi, et see isa sai siis maetud ja vanem õde läks keskkooliga edasi, õde oli siin Eestis ja mina jäin karjalauta tööle, et leiva teedi koos emaga, eks ole, et vanem õde saaks keskkooli ära lõpetada ja vend ka. Õpsudel oli väga kahju, et ma ära jäin, sest ma oli, eestlased ja leedukad olid töökad. Nad olid elgete peadega. Ma ei tea, võib-olla praegu ei küüni kuhugi selle peaga, eks ole, aga nende hulgas olid eestlased ja leedukad ikka tehtud õpilased. Vaat niimoodi. Ja jäin mina siis koju karjalauta tööle. Ja siis tuli see aasta 59. No ja siis meie olime juba vabad ja siis oli selline asi, et ema võttis siis kätte, ta niivõrd tahtis Eestisse tulla, ütles, et põllumajandusnäitusele ma ei lähe, ma lähen, käin kodumaal ringi ära. Ma ütlesin, et muudku aga mine tead, eks ole. Nii. Ja siis tema tuli siia Eestisse, see oli 13. märts, mina saatsin ta sealt rajooni keskusest mingisugune sõiduki peale, tagasi tulles ma tipa-tapa tulin 7 kilomeetrit, seal kuskil poole tee peal võttis mind üks mees peale, ta hobuse kroonu oli ees ja mäletan, et juba selline sula oli, et need jalased nagu vedasid sellist, lumes oli juba vesi nagu sedasi, vaata selle põhjas, sulaeg oli juba. Nii. Ja ema siis jõudis siis Eestisse, aga see oli veel talveperiood. See oli talveperiood ja Moskvast rongid kohe edasi ei tulnud. Üle päeva käis siis, vaata, siia Eesti peale rong, eks ole, Tallinn, Moskva. No ja siis oli selline asi, et emal oli siis päev aega seal aega Moskvas olla. Ja siis ta ütles, et issand jumal, kui ma kuulsin eesti keelt, eks ole, siis oli selline tunne, et ma lihtsalt läheks juurde ja tahaks niivõrd rääkida eesti keeles. Nii, tuli siis see järgmine päev ka, sai tema Tartusse. Tartus tuli tema siis Viljandisse, kuidapidi ta tuli, aga mina seda ei tea, eks ole. Kas siis liinibussiga või tuli ta, ma ei tea, taksoga või mina ei tea, millega tema tuli, aga jõudis tema ühesõnaga siis Viljandisse. Ja Viljandis tema enam ei ootanud ka, ei mingist sõidukit, siis ju käisid juba bussid ka, eks ole, meie linnade vahel. No ja siis tegigi niimoodi, et võttis oma jalad selga
ja Viljandist tipa-tapa hakkas enda sünnikodu poole minema. Sealt on, ma ei tea, äkki 6 kilomeetrit. Mis küläjärg siin sünnikodu on? Sünnikodu on, ega ma täpselt ei teagi, kus ka ema päris, kus talus ta seal sündinud oli. Või nemad ei olnud talupidajad, aga nemad said selle, noh, mis need krunte oli, vaata, kui neid mõisaid jagati ja siis need asundustalu ja nemad ise ehitasid ja see on Käära talu. Aga mis küla see on? See on Kavaku küla. Aga see küla on praegu selle nime aeg veel alles? Ma arvan küll, et on. Ja Käära peatus on igatahes see, või on Käära peatus ikkagi, või on ta Tedre peatus. Teder oli minu ema. Perekonna nimi oli Teder. Nemad ehitasid ise selle kodu ja siis see elasid sealt. Ja seal siis minu isaga tema abielus, kuna olid naaber talud, piirid koos nagu sedasi, üleaedsed nagu. Ja siis ema jõudis sinna enda noorepõlve koju. Ja mõtle ometi, mis siis oli. Tema ei teatanud, et tema siia Eestisse tuleb. Täielikult ette teatamata istus rongi ja tuli. Ja oli tema seal õues. Ja kui ta sinna kööki siis sisse läks, eks ole, sinna majja, siis tema vend Jaan oli püsti hüpanud, tead, eks ole, küsinud, Marta, kuskalt sina siia said? Ja see oli 20 märts oli, nii et nädal aega ema sõitis. Eelmisel õhtul oli ära surnud minu vanaisa või minu isa või ema isa, eks ole. Noh, vanaisa, minule vanaisa, temale isa, eks ole. Mõtle, minu ema sõitis siia sellise tundega, et miski vaevas teda ja see oli tema isa surm. Eelmisel õhtul oli isa ära surnud. Ja siis ta oli matustel, vaat siin. Vaat selline asi on, jah. Minu ema oli siis oma isa matustel 29. märtsil ja flüüsmantel oli poole võrra väiksemaks jäänud, tükkalt juba ära lõigatud jakiks tehtud, see oli ära kulunud selle 10 aastaga. Saapad olid siis, kirsasaapad olid jalas ja mul on üks pilt, seda pilti pole siin tead, eks ole. Ja siis ta sõitis tagasi. Siis ta sõitis Siberisse tagasi, meie käisime koolis veel kevadel ja siis kartut enam maha ei pannud ja siis jaani laupäevaks meie tulime siia Eestisse. Siis üks vana inimene, vähihaige oli tema, ta soovis oma mehe soovi täita, et minu emale enda majakene selline, mis ta vabadussõjas sai sinna endale, et tema minu emale selle saaks elamiseks anda ja siis ta oli selline surija tead, eks ole. Ja siis, see oli muidu täitsa võõras? Ta oli kaugelt sugulane, kas ta oli minu emale oli onunaine. Ja siis... Samas külas oli siis? Ta oli jah Pärstis nagu paar kilomeetrit ema sünnikodust edasi nagu. Eks see Pärsti mõis jagati ära ja siis vabadussõjast osavõtjad said selle ühe moonaka maja ja seal me siis elasime ja sinna me saime ulu alla. Tulla kuhugi polegi, no kuhu. Aga muidu minu emal oli võimalus selle kohta, elukohta tagasi pöörduda, vaata paljudel ei olnud. Aga minu emal oli, tal oli need aukirju ja asju, need patakate viisi tead, eks ole, ja takistus ei Kas need alles ka? Minu juures ei ole vanema Aga nad muide venna juures? Õe juures, vanema õe juures. No jumal tänatud, kulla väärtus. Need on alles ja siis on tal need, mis näituse, need, mis nad on, need mis asjad need on need? Medalid. Vaat neid on ka 2 tükki tead, eks ole, ega mina ei tea, kas nad on vasest või plekist, millest nad on. No vanema õe käes on ja need. No ja siis oligi. Siit mina läksin kooli Viljandisse ja Vene keskkooli ja õde läks. Mis kuupäev see oli, kui siis lõpuks ära sai? Ma tean täpselt kohe seda. Nii, kuna see vana inimene oli nii raskesti haige, siis minu vanem õde võttis teekonna Siberist üksinda ette, et siia jõuda, siia, selle sugulase juurde, eks ole. Nii, mina, vend ja ema jäime veel Siberisse. Kuna passi ei olnud minul veel ja passi saamisega läks natukene aega, siis mina sain enda esimese passi 16. juunil 59. 16. juuni 59.
sain mina enda esimese passi. Nii, ja 17. juunil alustasime meie Siberist sõitu. Mina, ema ja vend. Küpsetasime kotikese põhja, no ma ei tea, riidekott oli selliseid, noh, mis asjad on, jahust ja siarasva ka oli, tead, eks ole, et sellised küpsised tegime meie, tead, eks ole. Ja neid me siis sõime nädal aega sõime neid ja teevett saime ka, tulist teevett, kipetokk, eks ole, sealt sellest rongi pealt, eks ole, ja siis siia sõitsime. Mina, vend ja ema tulime maha Tartus, võtsime sealt takso, oma varanduse panime pagažnikusse ja olime jaanipäeva õhtul selles ema noorepõlve selles õues. Seda 24. Jaanipäeva õhtu, 24 või 24. nädal aega sõitu, tead, eks ole. Vaat selline, ja noh, ma ütlen, et noh, aga nüüd vana inimesena ma mõtlen, 10 aastat ja ka ma ütlen venelannad ja kõik see, noh, see elanikkond, sealt küla elanikkond, mõned üksikud, kes käisid kuskil Irkutskis või kuskil, no nad ei käinud, no polnud ju võimalik minna. Ja 10 aastat elasime meie ka külarahvas sellest külast välja minemata, tead, nagu Kopsikus, eks ole, ümberringi mäed, eks ole, ühes suunas 7 kilomeetrit tagasi ja see oli minu käimine. Mitte midagi ma ei teadnud, mis siin või siin on kas või 3 kilomeetrit eemal, ma seda ei teadnud ja see on 10 aastat. Esimene teatrietendus, mis mul oli, ma ei tea, öösel ta oli, õhtu ta hakkas ja igavene pikk oli mongoolia keeles, Ulan Udest või Ulan Batorist, kus ta tuli see trupp, eks ole, ja see oli viljalaudas või viljaaidas, viljaait sellised, no staga või mis ta oli. Ja siis keelest ei saanud muidugi aru, dekoratsioonid igatahes oli ta, mina neid ka ei näinud, sest kaugele pole näinud, eks ole. Vaat see oli minu esimene teatri käimine ja vaat selline. Ja sellepärast ma, kui Viljandisse tulime või siia, siis ikka katsusin käia, tead, sedasi tahtsin käia isegi, aga siis oli täis inimene juba, tead, eks ole. Nii et maalt ja mannerguga ega midagi teha pole, tead. Kas see lühinägel, kus on sul lapsed? Minul on kaasa sündinud, jah. Prille polnud ja see süvenes, aga nad on mind teeninud väga hästi, nii palju kui minul neid vaja oli, noh, elus, eks ole. Neid vahet pole ju palju näed, pole ju vajagi näha, tead, eks ole. Meil on kaksikud, nemad elavad Saksamaal. Üks on selline rännuhuviline üksik inimene ja siis tuli mõtte peale, et kuule, tädid ja nemad et nemad lähevad Siberisse, et kas ei taha kaasa tulla, tead, eks ole. No mulle öeldi ka, et kuule, et tädi Milvi, et mõtle selle peale ja algul ütlesin küll niimoodi, et las lähevad nooremad, eks ole, las lähevad nooremad, et mis mina. Aga pärast üks hetk ja ma otsustasin, et lähen, kas nüüd või mitte iialgi. Kui nüüd lähen, siis lähen, jääb minust käimata, eks ole. Nii, ja läksingi. Mõtlesin siis paras jagu seda aega, tead, aega oli mõtlemiseks ja selle nimel elamiseks ja saigi teoks. Nii, ja siis see oli mu esimene lennureis siit Tallinn-Moskva, 1,5 tundi, seal oli tükk aega oodata, ikka see sõit, lend ikka venis välja, õhtu lendasime välja ja hommiku me olime Irkutskis, vahepeatust ei olnud, maandumist ei olnud, 6,5 tundi vist olime õhus, tead, eks ole. Maandusime. Meil olid vastast kõik need inimesed, kellega meil kõik kokku lepitud oli ja tol hetkel, kui mina Siberis olin, oli see inimene, kes minul vastas nüüd oli, eks ole, see on 60-aastane sel hetkel, 60-aastane, siis oli ta 4-aastane, viisin teda lasteaeda, eks ole, ja ta ema oli õpetaja, ta võttis meid enda juurde korterisse talvel kõige külmemal ajal 3 tükki, mina magasin kanakuudi peal, vend 2 tooli peal, noore mõde põrandal, eks ole, vaat niimoodi, üks tuba oli, noor abielupaar oli, eks ole, 2 väikest last, vaat
kui inimlikud inimesed ja nüüd kohtuda sellise aja takka, tead, need on oma inimesed, mul ei ole Eestis ühtegi sellist inimest, kellest ma sellist rõõmu tunnen, tead, ja nüüdki 6 korra ma helistan ja tunnen juba, et nagu hakkaks juba puudust tundmas, kui tšaju pani, eks ole. Jumala õige, see on täitsa õige, tead, eks ole. Vaat nii, ja siis see oligi niimoodi, et me natuke marsruut meil ühesõnaga nagu muutus, et ilmaolud on sellised, et lubab vihma, et lähme sinna külla esimesel päeval nagu. No, meil oli siis niimoodi, 5 liiget oli meid, kes me seal olime, 3 õde ja vennapoeg ja õetütar, vaat kokku 5 inimest. Rentisime siis, kõik oli asjad paika pandud viimse täpsuseni kõik, eks ole. Nii, rentisime autojuhi ja saatja. Saatjaks oli siis see 60-aastane see väike Olja, eks ole, kes oli 60-seks saanud. Autojuhiks oli tema poeg, 35-aastane, eks ole. See oli loodud autojuht täitsa, eks ole. Ja oligi niimoodi, nemad olid siis vastas meil lennujaamas kõik ja siis hakkaski see sõit ja esimesel päeval läksime meie siis ühesõnaga sinna külla, kus meie elasime. Siin on suur jumal, eks ole. Ja siin on, ma ei tea, mis on. Näita nüüd neid pilti. See pilt on, näed, mina ja minu õde. Ja. See on nüüd Siberis oma maja ees või? Siberis on seal rajooni keskuses, eks ole. Rajooni keskuses on see pilt on rajooni keskuses ja siis pildistaja juures käisime meie vanema õega. Vaata, seal on aed. Aga see blank aed oli siis fotograafi juures? See oli maja ümber, vaata selline. Selge. Jah, selline. Ja see on ema õmmeldud õmblus või see ema õmmeldud mantel on minul. Sinimust valge värvid olid sellel mantlil. Nii et ega käidi juba paigaga tegelikult. Mina olin nagu, ei tea, kes teiste hulgas. Ema tegi mul selle mantli, tead. Ema ju õmbles ja oli õmblust omal ajal õppinud ja need mõlemad vanemõde ja mina. Ema oli 10 ametit oli tal. Ta parandas meie pilte, tead, eks ole, lubjapildid iga nädal muudku nõelus uusi neid taldu alla, tead, aga õel on siin kirsasaapad jalas, näed. Ja see on vanema õega tehtud, see pildistaja juures on see tehtud, ja see on vist ainukene pilt, ega vist kellegil ei olegi üldse, ja sellist. Sinimust valged värvid olid siin. Suur rätikus tema tegi. Aga kas need nüüd on õde? Aha, need on, meid on 3 õde. Siin olete 3 õega. Siin on kirjutatud 21. mai, aga aastanumber on siit... Äkki ta on 56. Äkki ta on 50. Kas see on ka fotograafi juures või? Jah. Pildistatus, Ta on selle... Jah, teise pildi peal. Jah, sealt on, aga minu arust on see 3 õde. 3 õde, jah. Ja see noore mõde, tema peab olema kas 55. aastal, 55, ma ütlen kohe, 57, isa, 57, 57. aastal isa suri, see on 50, ilmselt on 55. aastal, õde on veel, see noorem õde on veel Siberis, tema tuli ära pärast üksi, ühe vana inimesega tuli ära Eestisse, kui lasti, vaata neid alaealisi koju. Ja see on, jah, noorem õde, 3 õde, jah, ma etsin. See tüdruk, see leedukas, elas siin majas ja meie, mis sajandil me sinna siis läksime ja tema juures on see pilt tehtud, see on tema venna tehtud. Jah. Vanem õde on peale kirjutanud ja see on 56. aastal on see. Kõik on nimeliselt. Ja mina selle tüdrukuga kohtusin nüüd. Näed, sellega. Siit vasakult. Jah, sellega. No ma ütlen, et nii toredad inimesed, eks ole, ja ööbimiskohad täpselt samasugused nagu meilgi, eks ole. Noh,
eks ta välismaalaste jaoks on tehtud ka, eks ole ju, kus meie Ei, no, õigisime. loomulikult. Ja mõned olid hästi kallid. Näed, siin on isegi pulmapaar, näed, pulmalised siin palusime, et kas me võime pildistada teid Irkutski linnas, eks ole. Ma olin esimest korda. Aga ütle, see kalmistu, mis kalmistu see on? Vaat see ongi nüüd, ma räägin, see kalmistu. Vaat see kalmistu ongi see kalmistu, kus minu isa on siis maetud. Ja vaat, näed, oot, see ongi niimoodi. Aha, siin on see kaart. Kaart nüüd. Paikali see, ja siis meie käisime Paikali selle. Kus pool nüüd see? No kuskil siin olime meie enne Paikalit paarsada kilomeetrit võib-olla. Ma ei tea, see, vaat ei näe siin, umbes kuskil siin, jah. Ütle, mis see nüüd on? Mis koht see on? Näed, siit tagast paistavad mäed, Sajani mäed, eks ole? Jah. Mis koht, midagi ehitatakse siin? No palgid ja, no see on tee lihtsalt tee ääres, see ei ole konkreetselt mitte midagi. Aga see on selles Paikali ääres, kus oi jumal, tead, no see loodus on selline, et sa pole põlvini maas, tead, ja palu jumalat. Aga muidu mina kohtusin selle pinginaabriga nüüd, eks ole. Siis helistasin naabritüdrukule, no ei saanud kokku, eks ole, väga kahju, aga nemad vist hoiduvad ka, ega nad ei kirjutada, oleks võinud kirjutada vastusse, kas postkaarti saada, aga ei. No ega me ei tea, kuidas see olukord. Meie ei tea, sest võta seda õpetajadki, kuule, kellel vaja on ühe kapitalistliku riigiga sidemed pidada. Ja mis eesmärgil, eks ole. Pole vaja, eks ole, jah, aga... Mis tundub, et seal ju nii mõnigi praegu kordub seda Stalini-aegset... Ja see on ettevaatuse mõttes ja ma arvan, et me käisime ka mitmest sõelast läbi enne, kui seda viisat antigi tead, kes sa oled. Kindlasti. 3 kuud peab enne olema need viisad ja asjad ja siis kõik need asjad korras. No kuule, sööme kommi siin. Aga minul sai igatahes teoks see käimine ja tänu oma õdedele, kes mul kaasa võtsid, sest mina üksinda ei lähe mitte kuhugi.